Tere päevast! Nagu öeldud, siis minu nimi on Kristjan Haav ja õpin hetkel keemiat Tartu Ülikoolis doktoriõppes ja olen enda õpingutega tegelikult juba jõudnud täitsa lõppu, et olen 4. aastal ja kavatsen ka selle aasta augustis siis juba ka kaitsta. Ja see ettekanne, millest ma täna räägin, ongi seotud väga tugevalt minu doktoritööga. Ja üheks selleks osaks ongi sünteetiliste retseptorite väljaarendamine ja nende võimaliku rakendatavuse uurimine. Ja et natukene lihtsamaks teha seda ettekannet, et millest juttu tuleb ja et te saaksite nagu ennast vaimselt valmistada nende erinevate terminite suhtes, siis räägin, kuidas keemiline analüüs on meile oluline, mis on sünteetilised retseptorid ja kuidas need meile kasulikud võiksid olla, ehk kuidas me neid üldse rakendada võiksime saada. Siis räägin natukene karboksülaatidest, sest need on ühed väga huvipakkuvad siis keemilised analüüdid meie jaoks. Ja uurimismetoodikast, mida ma enda uurimisgrupis rakendan ja tulemustest siis tundlikkuse ja selektiivsuse uurimisel. Niisiis, mis see üldse keemiline analüüs on? No väga lihtsalt keemiline analüüs on seda sorti analüüs, kus meil on mingi proov, näiteks a la joogivesi, ja me tahame määrata mingi keemilise ühendi sisaldust, näiteks kloriidiooni sisaldust joogivees. Ja kloriidioon on antud juhul siis nagu analüüt, mille sisaldust me tahame määrata. Ja keemilist analüüsi saab teostada sisuliselt kahel viisil. Üks on siis kvantitatiivne, ehk siis kas see on kvalitatiivne, kas see on üldse proovis olemas, ja kvantitatiivne ehk kui palju seda on. Ja keemiline analüüs on väga oluline väga mitmes valdkonnas. Üks valdkondi, mis meid kõiki puudutab, on keskkonnakaitse, kus me tahame monitoorida jõgede, järvede, pinnasevete puhtust, absoluutselt muidugi ka pinnase enda puhtust erinevate saasteainete suhtes. Ja lisaks ka meditsiin, kus me tahame jälgida patsientide tervislikke seisundit. Ning võib-olla midagi, millest me vähem mõtleme, on tootmine ja tootearendus, kus meil on nii tootmise käigus pidevalt vaja jälgida tootmise kulgu, kui ka siis lõpp-produkti kvaliteeti hinnata. Ja siin tulevadki mängu sünteetilised retseptorid, mis võiksid olla siis keemilise analüüsi üheks innovatsiooni allikaks. Nimelt siis sünteetilised retseptorid on ühendid, mis on võimelised ära tundma, enda külge siduma meid huvitavad siis mingeid väiksemaid ühendeid. Ja enda töös ma keskendun just anioonidele, mis on siis keemias negatiivselt laetud osakesed. Ja sünteetiliste retseptorite inspiratsioon on üldse saadud bioloogilistest süsteemidest, sest bioloogilistes süsteemides on retseptorid väga tavalised, on sellised suured valgulised moodustised, mis suudavad väga hästi ära tunda just sellist kindlat tüüpi väikseid analüüte ja väga suure tundlikkusega enda külge siduda. Ja see on väga hea analoogia just võtmelukuga, kus siis retseptor on nagu lukk, kuhu analüüt siis kui võti sobitub. Ja retseptorid saakski rakendada tegelikult väga mitmetel erinevatel viisidel. Ja keemiline analüüs on ainult tegelikult üks võimalusi. Ja kuigi see on see, millele just mina keskendun, sest ma töötan analüütilise keemia õppetoolis, siis mõtlesin, et mainin ka ära veel paar erinevat rakendust. No, keemilise sensori elemendid, ehk siis keemilise sensori valmistamine on otse loomulikult analüütilise keemia uurimisobjekt, kuid lisaks me saame natukene nagu seda perspektiivi laiendada ja mõelda ka selle peale, et lisaks saab meditsiinis rakendada, näiteks ravimimolekulide kandjate või transporteritena. Ja see võimaldaks siis kas olemasoleva ravimi
aine siis toime parandamist või siis võib-olla ka täiesti uue ravimiaine väljatöötamist. Ja võimalik oleks ka sünteesiprotsessides seda rakendada, ehk et muuta siis sünteesiprotsessi efektiivsemaks või produktiivsemaks. Ja minnes edasi just siis sensorite väljatöötamise suunas, mis ongi analüütilise keemia seisukohalt väga huvipakku asi, sellepärast et praegust, kui me räägime sellistest väga tundlikest ja selektiivsetest keemilise analüüsi meetoditest, siis need on instrumentaalmeetodid, mida tavaliselt teostatakse kuskil laboris. See nõuab proovi ettevalmistust ja see toob kaasa päris palju keerulisi etappe ja on päris suur huvi, et saaks mõned sellised etapid näiteks ära, et saaks teostada keemilist analüüsiga näiteks otse laborist väljas kuskil kas või tõesti jõe ääres ilma mingi olulise proovi ettevalmistuseta. Ja enda tööga olen ma just selle pildi kõige alumises osas, seal etapis number 1, mis on nii-öelda baasteaduse tase, kus me disainimegi erinevaid retseptoreid ja testime siis nende rakendatavust erinevate anioonide suhtes. Ehk siis vaatame, kui tugevalt nad anioone seovad ja kui hästi nad suudavad eristada erinevate anioonide vahel. Ja etapid 2 ja 3 tegelikult lähevad juba keemiast natukene välja. Ehk ma ütleks, et see on juba pigem materjaliteaduse ja füüsika tase, kus me kasutame erinevaid siis materjale, et neid sünteetilisi retseptoreid kuhugile sensorkihti panna ja püüda siis registreerida mingit signaali muutust seondumise käigus. Ja retseptorite disain kui selline on päris suur väljakutse tegelikult. Ehk kuigi bioloogilistes süsteemides toimub valgusüntees väga lihtsalt, sest see on kujunenud nii-öelda lausa iseloomulikult või iseenesest, siis see on nagu väga pika aja jooksul välja kujunenud, siis sünteetiliste retseptorite korral on vaja teada, milliseid sünteesiviise meil on võimalik rakendada, milliste omadustega see retseptor lõpuks võiks üldse olla, kas võiks üldse toimida. Samas sellegipoolest on väike sarnasus bioloogiliste retseptoritega, nimelt meil on mingid nii-öelda ehituskivid, mida me erineval viisil saame kombineerida ja sellest tulenevalt on meil võimalik sünteesida retseptorid, millel on erinevad omadused. Ja ongi oluline siis just, et oleks tundlik, et suudaks võimalikult tugevasti enda külge siduda, aga samas suudaks eristada erinevate anioonide vahel ja see seondumine võiks olla pöörduv selleks, et kui seda lõpuks kuskil näiteks sensoris rakendada, et see sensor oleks ka uuesti kasutatav. Ja enda töös ma keskendun just karboksülaatanioonidele. Miks? Sellepärast, et need on ühed kõige mitmekesisemad anioonid bioloogilistes süsteemides ja need on ka väga olulised ravimiarenduses ja ka, ma ütleks, et ka keskkonna kaitses on need väga olulised, sellepärast, et kui me kasutame ravimeid, siis need paratamatult satub ka keskkonda ja on hea, kui meil on meetodeid ravimite ja ravimijääkide määramiseks keskkonnas näiteks. Ja karboksülaataniooni korral ongi, nagu kus siin punane ring on ümber tõmmatud, niisugune ütleme siis omapärane karboksülaatrühm, mille alusel me üldse klassifitseerimegi karboksülaatanioone. Ja selle alusel toimub ka peamiselt seondumine sünteetiliste retseptorite nii-öelda seondumistaskusse. Niisiis, selleks, et sünteetilise retseptori rakendatavust uurida, on vaja meil määrata, kui tugevasti see aniooni seob. Ja sellel slaidil on see laser on see või? On meil 2 sellist tasakaalu ja ülemine tasakaal on selline tasakaal, kus me mõõdame
retseptori anioni vahel seondumistugevust otseselt, kuid enda töö raames arendasin välja nii-öelda suhtelise meetodi, kus meil on 2 või enamat retseptorit samas lahuses. Ja me mõõdame, ütleme siis näiteks, kui ainult 2 retseptorist rääkida, siis retseptori A ja retseptori B vahelise seondumistugevuse erinevust just ühe uuritava anioni suhtes. Ja sellest on võimalik koostada, siis natuke jooksen ette, on võimalik koostada siis nii-öelda seondumisskaalasid, kuid sellest tuleb ka kohe juttu. Ja eksperimendis rakendangi siis sisuliselt 2 uurimismeetodit, UV-spektrofotomeetriat ja tuumamagnetresonants spektromeetriat. Ja UV-vis on suhteliselt lihtne võrreldes tuumamagnetresonantsiga, sest kiirgus UV-vissis me sisuliselt jälgime lahuse neelduvuse muutust ja nii-öelda neelduvuse muutustest on võimalik leida seondumistugevus. Kuid tuumamagnetresonantsi puhul on asi natuke keerulisem, nimelt seal jälgime seda, kuidas molekuli ja aatomi tuumade keemiline ümbrus muutub. Ja siin on ka näide just tuumamagnetresonantsi spektromeetriga tehtud mõõtmisest, sellepärast et selle meetodiga on võimalik meil määrata hästi palju seondumistugevusi ühes mõõtmises. Et meil on mitu erinevat retseptorit ühes proovis ja nende signaalide nihetest on siis võimalik leida need seondumistugevused. Ja nagu ennem etteruttavalt jõudsin juba mainida, siis nende seondumistugevuste erinevustest saame koostada seondumisskaalad, kus siis iga nool on üks seondumistugevuse erinevus 2 retseptori paari vahel. Ja mõõtes hästi palju nooli saame niisuguse skaalad koostada ühe anioni suhtes ja koostades seondumisskaalad erinevate anionide suhtes samas keskkonnas saame me otseselt võrrelda seondumistugevusi erinevate retseptorite erinevate anionide vahel. Et kirjanduses tihtipeale on määratud seondumistugevusi väga erinevates keskkondades erinevate uurimisgruppide poolt. Ja see ei võimalda meil teha sellist otsest võrdlust ja see minu arvates nagu kitsendab ka seda informatsiooni, mis meil on võimalik saada. Ja see slaid ka pikeneb, et väga hästi on nagu näha, kui palju on tegelikult vaja eksperimenti teha selleks, et mingeid järeldusi teha. Kindlasti ei ole vaja neid väikseid numbreid kõiki hakata lugema, et iga niisugune number iseloomustab siis seondumiskonstanti. Oluline on siis lihtsalt siit nagu andmetest on hästi välja tulnud see, et anion väga tugevalt just sõltub seondumisel anioni aluselisusest, ehk siis tugevamini, kõrgema aluselisusega anionid seonduvad tavaliselt alati tugevamini. Ja lisaks, mida rohkem seondumisrühmi retseptoril on, siis tavaliselt seda tugevamini ta ka seob. Kuigi see tundub väga enesestmõistetav, siis on oluline ka retseptorid seondumisrühmade ruumiline paigutus. Ja oleme leidnud just, et see tasapinnaline paigutus on väga oluline just karboksülaat anioni seondumisel. Et võtta enda jutt kiiresti kokku, sest alla minuti on mul veel aega jäänud, siis selle töö raames sai uuritud kokku üldse 38 erinevat sünteetilist retseptorit 4 erineva karboksülaat anioni suhtes. Ja minu arust väga olulised mõtted, mida võiks kaasa võtta siit, oleks see, et see süntees on hästi pidev protsess ja lisaks sünteesile on meil vaja ka testida selle retseptori rakendatavust. Ja seondumine sõltub väga tugevalt seondumisrühmade arvust ja ruumilisest paigutusest, mis tihtipeale ilma eksperimendita ei tule hästi välja ja otse loomulikult ka anioni aluselisusest. Aitäh teile, tänan kuulamast, mina olen Kristjan Haav.